mina olin noorem, siis mina oma väikese õega näiteks õppisime Eurovisiooni kõik lood pähe ja siis etendasime tervele perele. Kas te annate ka õega tervele perele etendusi? Vahepeal. Kuidas te õega üldse läbi saate? Hästi, aga vahepeal tuleb mõndas japsakaid. Kuidas te siis ära lepite, mis on kõige kiirem viis ära leppida? Me ei lepigi ära, me lihtsalt oleme. Kui te nüüd õega kunagi ära ei lepi, kas vaatamata sellele sa tunned, et su õde toetab ka sind? Jaa, ta annab mulle julgustussõnu ja igast muid. Kuidas sa ise õele toeks oled? Ütlen ka, et tal läheb hästi ja me saame hakkama. Jah, arvan, et mind veidi uhkeks nii mõnigi peab. Kõik selle, mis teen, ise korda saama ma pean ja ei tööd ja vaeva pelgama, sest tean, mis seisab ees. Ja kui viltu mul peab, ise vastust ma andma siis pean ja ma ise pean. Jaoks õigust ülegi jääb, kuid kahelda võib, kas neil kõigil üldsegi veab. Kui sa ikka ära teed kõik ise, mis veel teha võib, küllap siis teada sa tõe, et sa lootma vaid endale jää ja sa ikka jää. Aitäh sulle, Jette-Pauliine. Jaagup, kas Jette-Pauliine jõuab järgmisesse vooru? Ma täitsa usun seda, sellepärast, et sul on väga lahe tämber ja kuidagi natuke selline madalam ja selline kuma on hästi mõnus ja väga hea lauluvalik. Sa kontrollid oma häält väga hästi ja võib-olla järgmine kord, et valida laul, kus sa näitad oma hääle ulatust rohkem, aga ega ma midagi rohkem ei oskagi öelda. Aitäh sulle. Aitäh. Piret, mulle tundub, et sinu sees on peidus võib-olla ka selline väike mässaja. Ma näen, sul on sellised roosad triibud juustes, et see nagu reedab seda natukene. Et võib-olla järgmises voorus võtta mõni selline äkilisem lugu, mingi selline, mis näitaks sind teisest küljest natukene. Aitäh. Aitäh.